tere! Eelmistes videodes selgitasin, kuidas arvutatakse raiemaht ja saadakse metsastatistika ning millist kriitikat see on saanud. Esimeses videos jõudsin järeldusele, et metsastatistika on täpne ja mitte keegi pole vastupidist tõestanud. Teises videos vaatasin üle, mis aktiviste suures plaanis meie metsade majanduses segab. Ma andsin endast parimaid selgitada, miks nii mõnigi nende tähelepanek on vigane ja kus nad eksisid. Ja muidugi selgitada, miks kogu see teema on keerulisem, kui neile tundub ning et metsandust ei õpita ilma asjata aastaid. Kuid ma jätsin viimases videos vastamata peamisele küsimusele. Kas Eesti metsasid siis majandatakse õieti? Mina ei tea, kas Eesti metsi majandatakse õieti. Kuid kui keegi seda teab, siis metsandust õppinud ja selle vallas töötavad eksperdid. Mind ei huvitasin üksikute inimeste arvamused, vaid terved asutused, töögrupid ja nende uurimused. Ja väga hea uudis, nende aruanded on kõik netis kättesaadaval. Aasta on 2018 ja Keskkonnaministeerium soovib luua järgmise aastakümne arengukava ning küsib eelmise arengukava kohta tagasisidet. Niimoodi loodigi alusuuringute aruanne Tartu ja Maaülikoolilt. See pole uuring, vaid kokkuvõtte uuringutest. Teadustööd on muidugi viidatud ja võite neid ise otsida ja lugeda, kui soovite. See dokument on küllaltki lihtsalt ja loetav, kiirelt tutvustatakse olukord, selgitatakse selle probleemi alus ja soovitatakse ka lahendusi probleemidele. Üldises plaanis täidab meie praegune süsteem eelmises arengukavas püstitatud eesmärke. Looduskaitsealade suurus ja kogus on mõistlik, garanteerimaks mitmekülgsus Eesti looduses. Raiemaht on piisavalt väike ja ei ole ohtu, et Eesti metsast paljaks raiutaks. Esimene asi, mis meie teadlasi segab, on eesmärkide ebakonkreetsus. Nagu mina kurdan, et petitsioon ja missioon on ebaselge, kurdavad teadlased Keskkonnaministeeriumile sama. Seatud eesmärgid kipuvad olema väga üldised ja defineerimata. Ning hoolimata meie praeguse inventeerimise täpsusele tuleks seda muuta veelgi täpsemaks, lisades sellele paar uut kriteeriumi. Nimelt üks asi, millega varem ei arvestatud, on elukohtade killustumine. Meie metsamaastik hetkese majandamise juures muutub väga mosaiikseks. Meil on vanadest metsadest saared, mis on ümbritsetud noorte metsadega. Raietöö on ka tekitanud selge mosaiiksuse erinevate metsatüüpide vahel, kus on selgete piiridega defineeritud leht- ja okasmetsad. Segametsad ja muud ülemineku ökosüsteemid, mis on elukeskkonnaks paljudele teistele liikidele, on vähenenud. Lageraialade mõju loomade liikumisele on samuti suurem, kui alguses arvati. Paljud loomakolooniad on üksteisest rohkem isoleeritud. Nende muudatuste täpne mõju on veel teadmata ning see teema vajab rohkem uurimist ja hindamiskriteeriumid selgemat defineerimist. Metsade inventeerimisel tuleks suurendada uuritavaid maalappe ja nende kogust, et saada parem ülevaade, kui killustunud meie metsad on ja mis selle suurem mõju võib olla. Mis puutub aga metsade raiumisse, siis ka seal on suuri murekohti. Enamus säilik ja seemne puid ei tee oma tööd. Need murduvad ja või surevad peatselt pärast metsa raiumist. Selle tagajärjel metsade geneetiline mitmekesisus on vähenenud. Raietööde mõju mullale vajab samuti edasist uuringut. Selline meeletu biomassi väljaviimine metsast, nagu on lageraie, võib viia muldade viljakuse ja fauna muutusele. Raske tehnika mõju maastikule on samuti üks väga suur murekoht. Peamine asi, mida meie ülikoolid soovitavad, on teha lisauuringuid nende probleemide tõsiduse arusaamiseks ja võimalike lahenduste leidmiseks. Kuid soovitatakse ka langide suuruse vähendamist, rohkem rõhku maa parandamisele ja säilikpuude arvu suurendamist. Mulla kvaliteeti aitaksid säilitada ka surnud puude maha jätmine raiealale. Ema suur murekoht, juurepest saab samuti siin dokumendis kõvasti tähelepanu. Soovitatakse teha kiiremas korras lisauuringuid olukorra lahendamiseks.
soovitus, mida Keskkonnaministeerium on täitnud ja ka praegu täidab. Kuid juurepess pole peamine ja kõige ohtlikum haigus meie metsades. See nimekiri on tegelikult üüratu. Teadlaste kõige suurem hirm on võõrliikide üle. Nimelt Poolas on juba hiiglaslikud metsalapid uute, lõunast ja läänestunud haiguste ohvriks langenud. Olgugi, et neid meie metsades ei leidu, võib nende mõju olla katastroofiline ja soovitatakse paremaid meetmeid nende haiguste eemale hoidmiseks ja tuvastamiseks. Hetkel on meie metsade suurimaks tapjaks juba eelmises videos mainitud putukad ja ulukid ning kõige tähtsam siinkohas oleks personali suurendamine, et olukorda tuvastada ja ohjata ning paremate mudelite loomine, et aru saada, kuidas need putukad levivad. Mingit universaalset ja lihtsat lahendust lihtsalt ei ole. Mändide näitel aitaks nende vanuse langetamine ürakite vastu, kuid see soodustaks männikärsakate kasvu. Põhjus, miks me nende suurte probleemidega silmitsi seisame, pole metsade halb majandamine, vaid kliimamuutus. Meie soojad talved on loomulikud loodusrütmid paigast löönud. Metsade majanduslik ja kultuurne potentsiaal on samuti veel kasutamata. Olgugi, et RMK loob meile matkaradasid ja telkimisalasid, kipuvad need olema suures osas rahvale teadmata ja asuvad suurtest inimkeskustest üpris kaugel. Tuleks suurendada nende alade teadmist ja arvukust ja kaasata erasektorit nende alade kasutamisel. Näiteks luues puhkekeskusi matkaradade juurde. Vanad mõisapargid ja hiied samuti võiksid leida rohkem kasutust. Nende puhul on peamiseks probleemiks vähene informatsioon ja soovitatakse kiiresti need ära kaardistada ja vaadata, milliseid on kasulik kasutada ja säilitada. Ning majanduslikult pole praegune süsteem ka kõige parem. Nagu ma eelmises videos selgitasin, on metsade vanusine jaotus paigast ära ning raiemaht kõigub koos puude vanusega. See tähendab seda, et iga 40 aasta tagant suureneb raiemaht ja siis see jälle langeb. Selline olukord pole majandusele kohe kindlasti hea, kuna koos mahuga suurem raiemeeste arv ning siis tuleb see välja koolitatud tööjõud uuesti lahti lasta. Kui see raiemahu langusaeg peaks juhuslikult sattuma suurema majanduslangusega ühele ajale, on tulemus kogu riigile väga-väga halb. Ideaalis peaks raiemaht olema võimalikult stabiilne ja natukene kõikuma ilmastikuolude tõttu. Nende soovitus oleks praegust raiemahtu vähendada, hetkese tõusu ajal raiuda vanemaid puid. Sedasi raiet hajutades peaks paari raietsükliga metsa vanusine jaotus paika saama. Üleüldse on meie metsad liiga looduslikud. Soovitatakse luua suured, kiiresti kasvavate puuliikidega metsad, mille oleks erakordselt väike raievanus. Niimoodi saaks iga 15 aastal raiuda. Need uued majandusmetsad soovitatakse luua põldude ja niitude arvelt. Viimasel aastakümnel liitus ka meie riik mitme lepinguga, mis käsivad puidu osakaalu majanduses suurendada. See on kliima soojenemise vastu võitlemiseks. Nagu ma oma 3. videos süsinikringluse kohta selgitasin, siis suur kogus meie süsinikku läheb ookeani, kuid me toodame seda rohkem, kui jõuab sinna imenduda. Kui me seda süsinikku natuke kauem biosfääris hoiaksime, puidus seda 100 aastat mööblina kasutades, siis annaksime me ookeanile ja inimkonnale aega süsiniku kogust atmosfääris vähendada. Sellel põhjusel tuleks meil majandusmetsade arvu suurendada ja raiemahtu koos nendega. Muidugi ökoloogilisest seisukohast seda aga ei pooldata. Segametsade arvu ja pindala tuleks suurendada ning metsade kontakti koos nendega, et liigid saaksid liikuda. Lageraie arvu tuleks vähendada. Loogika on väga lihtne. Olgugi, et lageraiala on unikaalne elukeskkond omapäraste liikidega, on see elukeskkond, millest meil lihtsalt puudust ei ole. Suures plaanis on haruldasem elukeskkond siiski vana mets. Soovitatakse suuremat rõhku panna harvendus- ja turberaietele. See dokument on 400 lehekülge pikk ja seal on kõvasti veel soovitusi, kuid need olid peamised. Ja ma juba kuulen meie keskkonnaaktivistide rõõmuhõikeid. Seda juttu me rääkisimegi, raiemahtu tuleks vähendada, lagerraiet lõpetada, ise sa just lugesid.
Ja mina vastan sellele, et see pole nii lihtne. RMK, keda paljud loodusaktivistid nii väga vihkavad ja kelle töölised te mässule õhutate, on tööriist. See on Keskkonnaministeeriumi tööriist ning nemad teevad seda, mida neile Keskkonnaministeerium ütleb. RMK metsavahil pole ülevaadet suuremast olukorrast, see pole tema töö seda ka teada. Temal on oma juhised ja väljaõppe neid juhised jälgida. Täpselt, nagu näiteks haiglas teeb anestesioloog seda, mida kirurg tal käsib. Ainus põhjus, miks te RMK metsameeste peale karjuma peaksite, on siis, kui nad oma juhiseid ja tööd valesti teevad. Nagu anestesioloog pole süüdi selles, et arst oma patsiendile valeravi määrab, pole RMK süüdi, et talle valed juhised anti. Seega, Keskkonnaministeerium annab juhised metsa raiumiseks, raiemahu arvutamiseks ja kuidas metsa tervena hoida. Tema on see arst, kes otsustab, kuidas patsienti ravida. Kuid mitte päris. Erinevalt patsiendist on mets hiiglaslik ja kompleksne. See on võrdline patsiendiga, kellel on väga keeruline haiguslugu ja vajab mitme arsti abi. Keskkonnaministeerium koosneb mitmetest ekspertidest ja nad teevad koostööd mitmete teiste asutustega. See olekski võrdline arstide meeskondadega, kes kõik koos raviplaane koostavad. Ning kui patsiendil on mitu haigust, siis saab ka mitut erinevat raviplaani koostada. Ja selle jaoks on vaja peakirurgi, peaarsti, kes kõige parema raviplaani välja valib. Ja see valija ongi valitsus, kelle tööriistaks on Keskkonnaministeerium. Ning nagu me teame, on valitsus tööriistaks Riigikogule. Nüüd, kui valitsus ja Riigikogu oleksid patsiendi peaarstid, oleksid nad väga halvad peaarstid. Esiteks, neil pole selles valdkonnas vastavat haridust. Neil on vaid pealiskaudsed teadmised. Neil pole ka patsiendi või siis metsade tervis peamiseks huviks. Ja nad vahetuvad iga natukese aja tagant, mis järgi tuleb uuesti uus minister olukorraga kurssi viia. Ja uuel ministril võib olla hoopis teine visioon ja kogu varasem töö tuleb võib-olla uuesti teha. Et sellest probleemist jagu saada, ongi igal ministeeriumil kantsler, oma ala ekspert, kes erinevalt populistist, kellele ta allub, on metsade tervis kõige tähtsam ja ta teab, mida ta teeb. Ning teeb nii, et võimuvahetusel ei jääks ministeerium suunata. Kantslerid on muidugi viimasel ajal tugeva kriitika all ja tõesti, nad pole kõik heade kavatsustega. Kui nad on siiski paremad kui see populist, keda huvitavad vaid hääled ja kes poole ajast ei tea, mida ta räägib. Keskkonnaministeeriumi töö teeb keeruliseks asjaolu, et neil on väga vähe inimesi ja väga palju metsa, mida jälgida. Ministeeriumis on ka väiksemad palgad kui erasektoris, mille tõttu ei tööta seal tihti kõige paremad ja töökamad sellid. Inimeste vähesuse tõttu on ohuks, et kogu mingi projekt jääb ühe inimese kanda, kelle lahkudes kogu tööga takerdub. Ja see väga raskesti töötav tööriist nimega Keskkonnaministeerium peab leidma lahenduse hiiglaslikele probleemidele. Täpsemalt 3. Nad peavad leidma lahenduse 3 suurele huvigrupile nii, et kõik oleksid rahul. Esimene neist on loodus, selle kaitsjad ja teadlased. Looduskaitse on midagi, mida ma ei pea selgitama. Pole siin maal ühtegi eestlast, kes ei nõustu, et loodus vajab kaitset. Teine huvigrupp on metsatööstus. Miks nendega üldse arvestama peaks, küsivad kindlasti mõned. Metsatööstus annab tööd 30 000 inimesele. See on üks väheseid töid, mis maapiirkondi elus hoiab ja toob sinna raha sisse. Erastamise käigus erastati ka 40% Eesti metsi ning nendel inimestel on samuti õigused. Nad on oma metsadesse investeerinud, neid kaitsnud ja valvanud. Metsapidamine vajab tööd, see on omaette teadus ja see pole odav. Kas ilma asjata antakse kohe metsapidamise kohta ajakirju välja? Ei, see on enamat kui lihtsalt metsa kasvamine. Metsa tuleb hooldada. Ning need inimesed tahaksid oma investeeringu ja vaeva eest raha tagasi saada. Summa, mis pole üüratult suur, kuna nad on kohustatud selle tagasi investeerima uue metsa istutamiseks ja hooldamiseks. Need inimeste välja vihastamine, näiteks raie vanuse liiga kõrgeks tõstmisega, pole ka tark idee eelmises videos mainitud salaraie või metsa unarusse jätmise tõttu.
kolmas grupp on siis ühiskond. Kogukonnad ja kogukonnametsad. Nemad soovivad, et mets oleks ilus, seal saaks marju korjata ja puhata. Keskkonnaministeerium proovib neid 3 huvigruppi õnnelikuks teha ning kogu selle töö keskel viskab tema boss Riigikogu sinna veel ülesandeid, liitudes erinevate rahvusvaheliste lepetega. Uusim neist on Euroopa Liiduga lepitud LULUCF. Euroopa Liidu seisukoht on selge. Me kõik peame midagi atmosfääri süsinikuga tegema, ennem kui kogu maailm ära hävib. See, et me siin oma lendoravate pärast muretseme, on küll väga tore, kuid 50 aasta pärast, kui kliimapagulased meie riigi kukutavad ja kõik metsad maha raiuvad, on seal enam tähtsust või? Ning Tartu Ülikooli ja Maaülikooli soovitused täpselt peegeldavad seda olukorda. Paljud nende soovitused on üksteisega vastuolus. Ökoloogiliste ja sotsiaalsete näitel, et vähendada sotsiaalset pahameelt ja arusaamatusi, soovitatakse raiuda sealt, kust inimesi ei liigu. Nagu me teame, enamus loomi pelgavad inimesi. Ökoloogia seisukohast oleks just hea raiuda sealt, kust inimesi liigub. Ning mina isiklikult soovin, et inimesed näeksid seda, mis toimub. Mida tähendab ahnus, milleni on kütuse põletamine meid viinud. Kuid vastuolusid esineb ka ökoloogiliste soovituste seas. Lageraiete vähenemine ja metsakõdu suurendamine tõesti vähendaks mosaiiksust, kuid see muudaks ka metsad haigemaks. Langide suuruse vähendamine samuti. Maaparandus võib suurendada muldade kvaliteeti ja faunat, kuid muudab metsad jälle monokultuursemaks. Ja neid vastuolusid on veel ja veel ja veel. Seega kõik need soovitused ja huvid. Probleemid, mis vajavad lahendust. Vähene rahaline ja inimressurss nende probleemide lahendamiseks. Ning vaja leida see müstiline lahendus, mis kõigile sobiks, kuid mida kahjuks ei eksisteeri. Ei eksisteeri isegi lahendust, mis kõik meie ökoloogilised probleemid lahendaks. Ning siis on veel üks probleem. Need ministeeriumi töölised rügavad lahenduse kallal ning peavad veel kannatama mingite vendade kisa oma akna taga. Seda, et neid kutsutakse puupeadeks, et nõutakse mingite petitsioonidega nende verd ja süüdistatakse neid millegis väga ebamäärases. Nad peavad oma ressurssi kulutama mingi valeinfo ümberlükkamiseks ja asjaga halvasti kursis olevate protestijatega vestlemiseks. Olukord on nii halb, et osad Keskkonnaministeeriumi töölised kohe kardavad oma ametile uhked olla. Kuna iga laua taga on keegi, kes on selle hüsteeriaga kaasa läinud ning nüüd soovib end välja elada, kogu pilti hoomamata. Praegu on Keskkonnaministeerium otsustamise valitsuse kätte andnud. Nad koostasid 5 arengukava, mis kõik proovivad erinevaid soovitusi ellu viia ja panevad rõhu erinevate probleemide lahendamiseks. Seega, kas need arengukavad on kõik halvad? Kas need leiavad kesktee, mis lahendaks kõikide huvigruppide ja looduse probleemid? Nagu ma eelmises videos ütlesin, ma ei tea. Ma pole metsaekspert ning hoolimata sellest, et ma paar dokumenti diagonaalis läbi lugesin, pole ma asjaga kursis. Ma arvan, et kui küsida metsaeksperdi käest, kas Eesti metsa majandatakse valesti, vastaksid nad, et Eesti metsi ei majandata valesti. Kui küsida, kas Eesti metsi majandatakse õieti, vastaksid nad, et Eesti metsasid ei majandata õieti. Tehakse vigu, kuid suures plaanis on kõik hea ja liigutakse paremuse poole. Mitte ükski teadustöö ja asutus teisiti ei ütle. Ning siis Eesti metsade abiks. Minu jaoks on Eesti metsade abiks üks suur tragöödia. Nad tahavad head, see on selge, kuid oma liialdamiste ja valeinformatsiooniga võõrandavad nad suure osa rahvast. Nad armastavad öelda, et rahvas on nende poolt. Aga mina
minu pere ja sõbrad seda kindlasti pole. Ning suur tragöödia on, et see liialdamine ja valeinformatsioon on nad kõik ära polariseerunud. Reaalne kriitika jääb kuulmata, kuna suur osa rahvast on lihtsalt ära tuimestatud. Selle tragöödia teine kiht tuleneb sellest, et te võtate toetajaid päris looduskaitseasutustelt, kus töötavad päris eksperdid ja kes saavutavad ka midagi. Ma pole Eesti Loodusfondi suur fänn ja see, kuhu nad oma raha kulutavad, on minu jaoks natuke kummaline. Aga nad ei karju ministeeriumi ees ja selle töötajate peale. Nad ei õhuta vaenu ja ei liialda tõega. Ning nagu ma ütlesin, saavutavad nad ka midagi. Neil on reaalsed lahendused ja neil on ministrite kõrv. Need viharongid, mis te loote, on küll väga hirmsad, aga need on nagu veskid ilma kivideta. Suured, silmatorkavad, aga lihtsalt ei tööta. Ja see on hea. Õnneks pole teie toetajad veel mitte kedagi ära lintšinud. Ma olen siin videos ja eelmises 2 videos on küllaltki kriitiline ema vastu. Kuid ma ei vihka teid ja ma leian, et Eesti ühiskond oleks ilma teieta vaesem ja nõrgem. Olgugi, et kogu Eesti rahvast teie selja taga pole, on teil toetajaid kuni 1000 ja vaikseid toetajaid kindlasti rohkem. Te võite praegu esindada kuni 10 000 inimest. Ja läbi teie saame me nende inimeste arvamustest, hoiakutest ja valearusaamadest ülevaate. Me saame nende poole pöörduda läbi teie ja ainuüksi sellega te õigustate enda eksistentsi. Teie süda on samuti õiges kohas. Olgugi, et teie head tahet kohati kasutatakse ära. Olete te oma missioonis siirad ja tõesti usute seda, mida räägite. Erinevalt ühest teisest asutusest, kes on kohe keskkonnale kahju teinud oma valearusaamadega. Aga neist kunagi tulevikus võib-olla. Teil on samuti julgust ja jultumust, mis enamikel puudub. Mina ei leia julgust Kaitseliidu veeblite ja majorite vastu seista. Mul on praegu väga julge anonüümsuse taga mõliseda, kuid reaalseid tegusid teete teie ja selliseid inimesi on ka vaja. Ning te pole rumalad. Olgugi, et te tahate, et ma teid nõnda kutsuksin. Hoolimata vigadest on teie kriitika suures osas õige. Raiemaht on natuke liiga kõrge. Juurepess on probleem ja mul on hea meel, et ma seda uurisin ja nüüd ma tean. Kuid, kui te reaalsest olukorrast aru ei saa, võite te jõuda ka valedele järeldustele ja hakata oma nõudmistega loodusele kahju tegema. Nagu see teine organisatsioon. Ning viimaks, väga suur osa neist argumentidest, mida ma siin kajastasin, ei ole teie ega teie liikmete oma. Te tõmbate ligi ja kaasate mingit kahtlast kontingenti endaga. Ja sellega saavad nende inimeste argumendid teie argumentideks ja teie maine saab kannatada. Ma usun, et ma saaksin enamikega teist küllaltki hästi läbi. Ma ei seisaks teie vastu, kui te ei polariseeriks nii palju ja te oleks nii kurjad. Kui teie rõhk oleks koostööl, mitte vastandumisel. Vastandumisel mitte ainult ministeeriumi, vaid ka teiste looduskaitsjatega. Tegelikult on teil kõigil üks eesmärk. Lihtsalt teid, mis sellele viivad, on mitmeid. Ja selline suhtumine tuleks teile kindlasti kasuks. Ma alguses uskusin, et ma saan kõik räägitud 1 videoga, siis 2, kuid nüüd 3 on kõik öeldud. Kui midagi ei ütlemata või tekivad valearusaamad, siis teen võib-olla 4. video. Kuid praeguseks on kõik. Järgmise videoni.